Üheosalised vormitavad stoomihooldustooted koosnevad kleepuva pinnaga nõndanimetatud vormitavast rõngaosast, mis kuulub stoomikotti juurde. Seetõttu ei saa kleepuvat vormitavat osa stoomikotist eraldada ning pärast kasutamist eemaldatakse alati kogu stoomihooldusttoode ja kleebitakse uus. Stoomikotid on seetõttu väga diskreetsed ja nendega on kerge hoida hügieeni. Stoomikotid on saadaval kuni 50 mm suuruste stoomide jaoks ja valida on kehavärvi variandi vahel. Stoomikottidel on kontrollaken, selle kasutamist näitame hiljem videos. Kõigepealt eemaldame olemasoleva stoomihooldustoote, kasutades meile kõige sobivamat stoomihoolduse eemaldusvahendit. Alati on oluline põhjalikult eemaldada kõik stoomitoote jäljed nahalt. Seejärel peseme nahka sooja vee ja lasteseebiga ning kuivatame. Seejärel valmistame ette uue stoomihooldustoote. Kui kasutame alt lahtist ileostoomi stoomikotti, sulgeme selle äravoolu enne uue stoomikotti kleepimist nahale. Alt tühjendatava ileostoomikotti beežit tugevdatud riba pöörata 3 korda klapi suunas. Seejärel surume klapi sulguri väljalaske sulgurile ja vajutame need 2 kinnitust hästi kokku, nii et väljalaske ava on kindlalt suletud. Õiget sulgumise klõpsu kuuleme ja tunneme sõrmedega. Seejärel paneme mõlemad pöidlad tagumise stoomikotti taskuservadesse ja keerame seda nii, et väljutusava oleks peidetud. Nii tagame väiksema stoomikoti täieliku ohutuse ja mugavuse. Stoomikoti tagasi pööramisega vabastame suletud väljutusava. Klapi abil eraldame sulgurribad teineteisest ja vabastame äravoolu. Tugevdusribade surumisega teineteise vastu avame äravoolu ja tühjendame stoomikotti. Seejärel puhastame stoomikoti väljutusava põhjalikult ja kuivatame. Enne taas sulgumist peab stoomikoti väljutusava olema puhas ja kuiv. Enne stoomihooldustoote paigaldamist on oluline, et stoomi ümbruse nahk oleks puhas, kuiv ja vajadusel raseeritud. Eraldame vormitava osa stoomikotist ja eemaldame kaitsekile number 1. Avaneb vormitav osa. Nüüd saame rõngaava vormida soovitud suurusesse, mis sobib meie stoomi suurusega. Me ei lõika seda, vaid vormime näppudega. Pärast vormimist kontrollime vormitud ava, asetades selle stoomile. Nüüd eemaldame kaitsekile number 2. Kleebime selle nahale nii, et vormitud ava ümbritseks stoomi õrnalt ja seejuures tihedalt. Vajutame materjali nii, et see hästi nahale kleepuks ning eemaldame kaitsekile number 3. Nüüd eemaldame stoomikotti kleepuvalt osalt kaitsekile. Kleepuvat pinda me enam sõrmedega ei puuduta. Asetame vormitud stoomikoti stoomi alumisele servale ja seejärel kleebime selle kinni. Nüüd kleebime stoomikoti ülemise poole stoomi ümbruse tasasele pinnale. Vajutame kleepuva pinna kogu ulatuses õrnalt kinni nii, et stoomikott kleepuks nahale. Eriti see sattumine liimipinna alla nulliks kogu tegevuse ja me peaksime protseduuri kordama uue stoomihooldustootega. Kontrollaken võimaldab meil kontrollida, kuidas kleebime stoomihooldustoote ja samal ajal võimaldab meil vajaduse korral igal ajal kontrollida oma stoomide seisukorda ja stoomikoti sisu. Igas stoomikottide pakendis on kleebised. Filtri töövõime säilitamiseks on oluline, et filter oleks kleebisega kaetud alati enne veega kokkupuudet, näiteks suplemisel, ujumisel või duši all. Kui stoomikott on kuivanud, eemaldage kleebis. Proovige Convateci erinevaid stoomihooldusvahendeid. Helistage meie tasuta infoliinile 800 30 30.